Terviseeksperdid ja üle 800 arsti Clalit tervishoiuteenustest, mis on üks suurimaid tervishoiuorganisatsioone siin Iisraelis, ühinevad sellel konverentsil siin Tel Avivis. Ja muidugi, millest muust see konverents võiks olla kui tehisintellektist, aga mitte teoreetilisest tehisintellektist. Siin nad kasutavad seda, testivad seda ja kaasavad selle päris kliiniliste otsuste tegemisse. Nii et ma lähen konverentsile, et näha, milliseid uuendusi Tel Avivi ja Iisraeli arstipraksised meile pakuvad. Lähme! Ja eesotsas on uus AI Pro-süsteem, läbimurre ennetavas, ennustavas ja isikupärastatud meditsiinis. See vaatab igal ööl üle kõik Clarity patsiendid ja laseb nad läbi algoritmi, mis on juhis. Ja siis töötab see välja, millest iga patsient võiks kasu saada, milliseid soovitusi me igale patsiendile annaksime, just kui parim diabeediarst oleks iga patsiendi öö jooksul üle vaadanud. Ja see teeb seda iga päev. Nii saab 200 000 inimest selle tehisintellektil põhineva ravi muutuse, kus patsiendi andmed ja juhised ühendatakse ning muudetakse konkreetseteks soovitusteks, mis on mulle kasulik. Milline ravim on praegu minu jaoks õige? Millised õiged uuringud ma pean tegema, et minu seisund ei halveneks, et ma ei saaks diabeeti, et mul ei tekiks neerutalitlushäiret? Ja see ongi minu arvates selle ilu. See ei ole tehnoloogia küsimus. See on ravi ümberkujundamine. See ongi tuleviku ravi. Ja praegu on meil olemas tehnoloogia, et seda teha. See on maailmas ainulaadne. Pole palju tervishoiuasutusi, kus oleks 5 miljonit patsienti ja kõik oleksid tsentraalselt arvutisüsteemis, kus info on kättesaadav, valmis kasutamiseks ja rakendamiseks. Ja see ei ole ainus meditsiiniline revolutsioon. Me pakume kantavat mansetita monitori 24-tunniseks vererõhu jälgimiseks. Seda tehnoloogiat nimetatakse põhimõtteliselt PPG-ks. Meie töö seisneb selles, et suuname valguse patsientide veresoontesse, kogume valguse peegeldust veresoontest ja loome selle põhjal mõõtmised. Nii et nüüd näete. See on see, kuidas kuulmekile välja näeb ja te näete rohelist ringi ja linnukest. Sarnaselt rakendusele Waze olen ma jõudnud sihtkohta. Nüüd näete kuulmekilet täiesti selgelt. Meil on palju rohkem erinevaid uuringuid, mida saab teha Tiito abil. Ja meil on lisaseadmeid, mida saab Tiito külge ühendada. Näiteks SPO2, mererõhu mõõtmine ja nii edasi. Nii saate teha palju erinevaid uuringuid mugavalt oma kodust ja näha arsti 15 minuti jooksul. See on jaam kõigi elutähtsate näitajate mõõtmiseks. Oletame, et tulete kliinikusse. Selle asemel, et arst saadab teid õe juurde, vererõhku mõõtma, siis edasi kuhugi ja nii edasi. Patsient tuleb kliinikusse, ta saab ise ennast selles jaamas kontrollida ja kõik andmed saadetakse automaatselt arstile. Nüüd, nende inimeste jaoks, kes töötavad ööd ja päevad, et meid elus hoida, kujundavad siin näidatud seadmed mitte ainult meie, vaid ka nende tulevikku. Peamine eelis, mida tehisintellekt meile annab, on võimalus vaadata läbi oma patsiendid ja leida need, kes meid kõige rohkem vajavad. Meil on tõesti hea meel, et saame patsiente kaugelt jälgida, ilma et nad peaksid meie juurde tulema. Nii et tehke seda uuel ühendatud viisil. Oleme samuti elevil robotite pärast, mis on mõne aasta pärast olemas ka Khalidis, aidates õdesid ja vähendades aega, mida nad peavad kulutama administratiivsele tööle, et nad saaksid olla rohkem patsientide juures, nendega rääkida ja kohal olla nendega. Sest mida iganes me ka ei teeks, õdede süda on alati kohal. Mina näen tehisintellekti kui tööriista, kui olulist tööriista, kui hädavajalikku tööriista igas kliinikus, igas ravipunktis, mida kasutada juhendina, abivahendina arstidele diagnoosimisel ja ravil. See saab olema tööriist nagu minu stetoskoop või vererõhuaparaat. Tehisintellekt on lihtsalt veel üks tööriist või abiline. Olgu, see on natuke rohkem kui lihtsalt tööriist, ma tean, aga ma arvan, et see ongi tulevik.